Alati on põnev vaadata, milline on sisearhitekti enda kodu. Siin näeme, millise päevakodu on endale loonud sisearhitektid Mari Koger ja Taavi Aunre. See industriaalne interjöör on täis üllatusi nagu molekulaargastronoomia. Tundub puit, aga ei ole, tundub metall, aga ka ei ole. Siin näete mitmeid kavalaid nippe, mida kõrva taha panna kodu hubasemaks muutmisel. Ruum on avar, kuid akustiliselt on tunne, nagu viibiks pehme sõdusas ruumis. Ise joonistatud LED-valguslahendus, ruumi maksimaalselt toodud loomulik valgus ja kodused või kelmikad materjalid ning tooted loovad ääretult mõnusa keskkonna, kus on tõesti hea töötada ja võib juhtuda, et koju minna ei tahakski. Ruum inspireerib ja tegelikult loob ise selle keskkonna, et siin ei ole vaja hakata palju nuputama, et mis siia teha. Me ikkagi lähtusime sellest, mis siin on siin kunagi olnud ja püüdsime siis sealt teemat edasi arendada. Et see tööstuslik interjöör, suur kõrge ruum, et seda taas nagu ellu äratada. Püüdsime nagu taastada sellist industrialistlikku õhkonda siia, säilitada võimalikult palju seda, mis siin oli ja seda eksponeerida. Ruum on vana ja mingil ajal olid need tellisseinad kõik siin üle krohvitud. Esimene mõte oli kohe, et selle peaks välja puhastama. See, mis välja tuli, ongi nii tore, et ta on erinevatest ajastustest pärit ja siin on nii punast tellist kui valget tellist, kohati päris vanu paekivimüüre. Selle me siis eksponeerisime. Põrandakatte materjale müüva Floorini valikust võib puitpõranda otsingule minnes leida üllatavaid variante, nagu just nägite. Ka eramutes ja ridaelamutes on vähemalt esimese korruse põrandaga analoogsed mured. Sissepääsudest nii peauksest kui terrassilt tuuakse jalgadega sisse palju sellist, mis naturaalpõrandale head ei tee. Kaasaegsete materjalide puhul ei ole vaja otsida kompromissi oma unistuste põranda ning praktilise lahenduse vahel. Võimalik on valida põrand, mis kestab oluliselt kauem, on väga kerge puhastada ning hooldada ja näeb ka visuaalselt täpselt õige välja. Siit õuest sissepääsuga kontor, et siia ikkagi koguneb sellist tänava tolmu ja liiva, et siis esimese korruse põrandale otsisime ikkagi keraamisplaati. Leidsime tegelikult sellise vahva lahenduse, kus puiduimitatsioon kohtub betooni imitatsiooniga. See tundus nagu ühtmoodi nagu soe ja teistpidi nagu selline praktiline lahendus. Nõupidamiste ruumis ja siis siin töökorrusel kasutasime vaipa, et looks sellise pehmema keskkonna ja ka akustilises mõttes on selle muidugi tähtis roll. Põrand paistab välja nagu ei oleks keraamiline plaat ja siin on tegelikult veel materjale, mis paistavad välja ühtmoodi, aga tegelikult on teised materjalid. Tükk aega me otsisime materjali, mida siis kasutada köögi laua tööpinnaks. Kontseptsiooni mõttes tahtsime mingisugust roostekarva pinda. Kas võiks kasutada põrandakatte materjali ka laual? Miks mitte? Seda vastupidavama laua saad. Samuti on heaks mõtteks ühiskondliku ruumi mõeldud materjali kasutada näiteks kodustel trepiastmetel. Ikka selleks, et poleks kulumist karta ja treppi ei peaks vahetama ega remontima. Küll me otsisime, katsusime erinevaid materjale ja lõpuks jäime pidama PVC materjali peale, mis on tegelikult mõeldud põrandakatteks. Ja leidsime, et miks mitte seda kasutada ka lauapinnal. Ja trepi puhul on kasutatud samuti PVC katet, mis näeb välja nagu rihvelplekk, metalli imitatsioon. Ja väga hästi puhastatav ja jalal nagu mõnus. Nõupidamiste ruume on meil siin mitut sorti, mitme erineva sellise iseloomuga. Mõnes ruumis on niisugune asisem keskkond ja teises kodusem, et seal oleks hubane ja nõupidamiste ruum ei oleks selline väga argine keskkond, vaid tahtsime seal luua natuke pehmemat ruumi vaiba ja tapeediga, natuke võib-olla niisugust hubasemat ja kodusemat, kus oleks siis mõnus olla ja hea keskenduda. Üks huvitav tapeet on meie nõupidamiste ruumis süsimust. Lähedalt vaadates sisaldab endas pitsi, justkui oleks tegu peene pesupoe seinaga. See on nüüd Ulf Mooritsa kollektsioonist ja ta lihtsalt nii väga meeldis, et soovisime seda seina panna. Kuna ruumi kontseptsioon oli selline, et tahtsime võimalikult tumedat ruumi, kus oleks tume põrand, tume sein ja tume lagi.
täiesti sihuke must tuba ja siis see tapeet veel annab oma korda sellist erilisust sinna juurde. Ulf Mooritsa tapeedid ja ka kangad on minu vaieldamatud lemmikud. Need on niivõrd omanäolised. Kindlasti, kui on vaja seina katta millegiga, siis on alati minu esimene valik. Ulf Moorits kasutab oma tapeedi disainil hästi mitteootuspäraseid tehnikaid ja materjale. Pitsi, mis ongi päris riidest pits kleebitud tapeedi peale. Küll on seal pärleid, küll on seal erinevaid läikeid, mustreid. Seintel kasutasime Digesta valikust tapeete. Siin ruumis oli akustika probleem. Kuna see on suur avatud ruum, siis me kasutasime Ecofoni akustilist plaati nii nõupidamiste ruumis, kus siis on kasutatud musta värviplaati ja suures avatud kontoris siis valget. Ilma selle plaadi kasutamiseta kindlasti kajaks. Kuna tegu on avatud kontoriga, siis see vaikne töö tegemine oleks siin üsna nagu võimatu. Tänane selline materjalide valik on hästi palju üle läinud igasuguste imitatsioonide peale. Materjalid ei ole need, mis nad tegelikult on. Küll kasutatakse keraamilist plaati, mis ei näe välja nagu keraamiline plaat, mis näeb välja näiteks nagu puit või miks mitte päris muru asemel kasutada kunstmuru, mis näeb välja nagu muru, aga mida ei pea niitma. Ja on kergesti puhastatav. Ja ta on nagu ka hetkega minu meelest nagu kuivab ära, et kui päris muru on pärast vihma märg, siis kunstmuru puhul astud peale, ta on juba see vesi on sealt läbi imbunud ja ta on juba kuiv. Ja et miks mitte panna seda seina hoopis või terrassi peale. Põhjus, miks neid imitatsioone nii palju kasutatakse, on see, et teha elu lihtsamaks, mugavamaks, kergesti puhastatavamaks, et sul oleks seal keskkonnas mõnus ja et sa ei näe nii palju vaeva. Kui rääkida praktilisest poolest, siis ka see valguslahendus on meil tehtud selle arvestusega, et igakuised kulud oleksid võimalikult väikesed. Kõigepealt tuleb projekteerida maksimaalne loomuliku valguse ruumi juhtimine. Seejärel leida optimaalne ja madalaima energiatarbivusega valgustuslahendus. Loomulikku valgust on meie kontinendil pool aastat, nii et tulesid vaja polegi. Mõistagi on pimedates katusealustes ruumides selleks vaja paigaldada katuseaknad. Kui aga katuse vahetut lähedust ei ole, siis on Veluksil olemas valgustustunnel, mis lahendab selle probleemi, peegeldades päikesevalgust mööda tunnelit aknani. Tänapäeval on muidugi kõige parem lahendus kasutada LED-e, mille voolu tarbimine on siis kordades väiksem kui teistel valgusallikatel. Ja siin oleme siis LED-lahendusi kasutanud nii põrandal, laes, trepikäsipuude all on meil selline mõnus õhtuvalgus ja kogu ka töövalgus on LED-idega lahendatud, milleks on siis eritellimusel valmistatud metallkonstruktsioon, mis on siis LED-idega mõlemalt poolt kaetud. Seal on niimoodi, et on allavalgus ja ka ülesvalgus ja neid saab eraldi lülitada. Praegu põlevad mõlemad koos, aga siis vastavalt, kuidas soov on. Laest peegelduv valgus on tegelikult päris mõnus. Selline nagu taustavalgus. Jah, seda tegelikult kasutatakse palju, aga see mõte, mis meil siin oli, et me ei taht kasutada selliseid tüüpvalgusteid. Siis võtsime kätte ja mõtlesime teistsuguse konstruktsiooni, teha niisugust mustrit õhuruumi hoopis. Nii nagu kogu valgus meil sai ise välja mõeldud ja joonistatud ja valmistatud, siis ka kogu mööbel, mis meil siin kontoris on lastud eritellimusel teha ja selle me oleme ka kõik ise välja mõelnud. Kõige suurem pluss on kindlasti see, et me saame täpselt selle asja, mida me tahame, et seda ei pruugi olla kuskil veel olemas ja ka asja teostuslik ja materjali valik saab siis olla täpselt sobiv. See köök, ta näeb rohkem metallin välja, kui ta on. Ja tegelikult on metalli välimusega, aga ta on MDF-ist. No seal on need metallkandid on jah, ütleme seal need ümber on metallist, aga mööbel ise on ikkagi tavalisest mööbilplaatist tehtud.
aga antud talle siis selline metallivälimus, et kõik, kes käivad, ütlevad, et kust te saite nii toreda metallmööbli. Millest siis ehitada köök, et see meenutaks metalli? Loore valikus on mitmesugust metalli meenutavat materjali, kuid siin on asi lahendatud lausa tavalise halli laminaadiga. Jah, eks see mööbli valik tuli ka sellest hoonest ja sellest ajastust, et püüdsime leida siia esemeid, mis oleksid siin nagu loogilised, mis näeksid välja, nagu need oleksid pärit sellest industriaalsest hetkest, kui siin oli veel tööstus. Ja diivan on ilmselgelt natuke luksuslikum. Võib-olla siis tehase direktori kabinetis võib-olla võis kunagi sellist leida. Köögi osas sai kasutatud siis sellisest vanast ja ohutut puidust dekoratiivset detaile, raamaturiiul ja kastid, mis siis ka meenutavad sellist vana industriaalset stiili. Ja sama stiilis siis pukid. Sellised pukid tõenäoliselt kunagi olid kasutusel sellistes ruumides. Esimesel korrusel on meil päris mitu nõupidamiste ruumi, kus me püüdsime siis tekitada erinevaid meeleolusid. Et kõige sellised argisemad nõupidamised saavad toimuda tegelikult köögilaua taga, kus ka meelsasti kogunetakse. Siis on natuke klassikalism nõupidamiste ruum, suure pika laua ja mõnusate kontoritoolidega. Ja kolmas variant on siis kõige sellisem pehmem ja loungilikum, mida me helitavalt kutsume sigariruumiks, kus on siis valguse, materjalide valiku ja ka mööbli valikuga loodud selline hästi õdus miljöö, kus siis täiesti sundimatult saab rääkida kõikidel mõnusatel teemadel. Meeleolu on kindlasti valgustusel on üks osa, seal on selgemalt hämaram kui teistes ruumides, päris suurt laevalgust põlema panna ei saagi. Mööbel on pehme ja mõnus, seinad, põrand on pigem tumedad ja kodusemad. Pildid seintel, mis loovad ka sellist hubasust ja mõnusat olemist juurde. Ta ei mõju kui nõupidamiste ruum, vaid pigem on selline puhkeruumi moodi. Valgus paneb selle tapeedi kuidagi toredasti elama, sest see tapeedi puhul on kasutatud selliseid läikivaid toone. See valgus nagu hästi vahvalt peegeldub selle tapeedi pealt ja paneb tal mõnusalt nagu hõõguma. Ruumi jagajatena on kasutatud hästi palju klaasi just selle mõttega, et oleks vähem nähtavaid seinu ja säiliks selline avar industriaalne ruum, mis paistab läbi ja samas ikkagi nagu eraldab. Suured seinad on meil võimalikult ilma raamideta täisklaaslahendused ja samamoodi klaaspiirded, mis siin teisel korrusel on, püüdsime lahendada ka sellises moodsas võtmes, et nad on funktsionaalselt nagu vajalikud, aga et me neid ei näeks, võimalikult nagu läbipaistvad ja õhulised, et nad ei segaks siis vaatevälja.